kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia vaata, mida toob siis nädal 18. kuni 24. mai kõigile meile. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega. Valmis on mul pandud kaardid selleks nädalaks siia niimoodi, et siin on 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit videost endale siis kaasa noppida olulised sinuga haakuvad sõnumid, mis sa tunned, et hetkel sinuga ei haaku, lase see endast lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Iga nädala energia lõpus on meil toimumas ka selline mäng, siit saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppabki kohe lugemise juurde või mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Enne kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like, oled ka kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte ja seal ka videoid vaadanud. Aitäh kõigile teile, tiiutarat.ee siis ootab sind, kui sa seda veel ei ole teinud. Aga meil on siis selleks nädalaks väljas müntide baas tagurpidi, kaarik tagurpidi, kohtumõistmine tagurpidi, mõõkade 2 tagurpidi, meil on ka maag tagurpidi, sauade 4 õigetspidi ja müntide 7 tagurpidi. Okei. Väga huvitavad kaardikesed on meil siin väga sellised natuke seinast seina sõnumid ja ma ütlen ka niimoodi, et see murdepunkt või pöördepunkt sellel nädalal on see mõõkade 2 tagurpidi, mis on sattunud neljapäeva peale, et eelnevad need 3 kaarti, müntide baas tagurpidi, kaarik tagurpidi, kohtumõistmine tagurpidi, tead, need on sellised kaardid, milles meil võib tunduda, et mitte miski ei lähe nii, nagu me tahame või et selline nagu kuidagi, et me punnitame, et me jookseme, aga nagu ühe koha peal või et me teeme, kuskile välja ei jõua või et tunne nagu, et kõik läheb nihu või vales suunas või et ei ole see ja siis meil on nagu ka tunne, selles müntide baas võib olla ka piisavalt selline jonnakas ja kangekaelne kaart ka veel ja siis me hakkame hambad ristis ka veel rohkem tegema ja suruma ja kuidagi ära tegema, aga tegelikult see pöördepunkt on mõõkade 2 tagurpidi ja mõõkade 2 tagurpidi selleks nädalaks on selline hetk, et aga ma ei tulnud varem selle peale, ma saan hoopis nii teha või et lahendus on hoopis see või et ma lähen hoopis selles suunas ja me saame aru, tegelikult mõõkade 2 tähendab, et viga on meis, aga viga selles suhtes, et viga ei pea olema mingisugune hull asi, mis sa nüüd valesti teed, vaid selles suhtes, et me saame aru, et me töötame mõnikord iseendale nagu vastu, et me surume ennast vales suunas, me arvame, et õige on niimoodi teha ja selles suunas minna, aga tegelikult me peame hoopis maha rahunema ja võib-olla hoopis nagu teistsuguseid lahendusi nagu kaaluma, eks ole. Ja seda see mõõkade 2 tagurpidi ka meile annab, see on väga hea kaart. Aga kui me algusest siis alustame. Müntide baas tagurpidi. Müntide baas on soodne kaart õpinguteks, igatepidi ta on väga-väga hea kaart nagu selleks koolitused, kursused, eneseareng, mööda külgi maha ei jookse, et see võib olla sinu tööga seotud, sellepärast et tihti see kaart tähendab seda, et me paneme õpitu raha ka teenima ja see võib olla mingi lisaprojekt või mingi eriala, mis me õpime või et lihtsalt täiendame ennast tööalaselt. Müntide baas võib olla ka, et me ei pea õppima nagu tööga, karjääriga seotud midagi, et see võib olla ka lihtsalt nagu arendame mõnda lahedat oskust endas, et kui sa näed mõnda koolituskursust, siis müntide baasiga tasub nagu seda teha, et tavaliselt kui see kaart on sul siin täna tagurpidi, see tähendab seda, et me nagu ise ütleme, ma ei viitsi õppida, ma ei taha, et ma juba tean kõike, ta on hästi kangekaelne ja selline jonnakas ja ise teadja nagu kaart, aga tegelikult ikkagi me õpime kogu elu. Me nagu inimestena, hingedena, me areneme, õpime terve elu ja me peamegi seda tegema ja iga suhe on õppetund, iga olukord meie siis elus on õppetund, iga kordaminek, iga tõus, iga mõõn on suur õppetund, eks ole, et ka seda õpetab meile kaarik, mis siit kohe järgi tuleb, aga müntide baasiga õpingud, koolitused, kursused, õppimine, alternatiivne sõnum. Kui sa ootad vabandust kelleltki,
seda ei pruugigi kunagi tulla, sest inimene võib olla niivõrd lapsik ja enda jäikades mina maailmavaadetes kinni, et ta ei pruugigi kunagi aru saada lõpuni, mis ta valesti tegi. Veel enam, ta aga võib mängida suurt ohvrit. Ja sul tuleb nüüd leida viis ise psühholoogiliselt, kuidas minna elus edasi niimoodi, et sa ei saagi seda et ta ei hakkagi kunagi aru saama, mis ta kõik valesti tegi. Et sul tuleb võib-olla nagu lihtsalt sellest kas puhastuda, lahti lasta ja teine asi ka, et kui me müntide baasis, kui me hakkame nagu kuidagi tekib mingi lahkheli või et arusaamatus või et keegi ei kohtle meid väga hästi. Ja kui me ise ka veel hakkame selgitama ja seletama ja tegelikult on ikka nii ja õige on ikka nii, tead, see ei anna mitte mingit tulemust. Meil tuleb nagu ühel hetkel istuda endaga maha ja nagu mõelda läbi, et kas on üldse mõtet, kas ma nagu punnitan edasi, miks ma punnitan edasi, miks ma nagu tunnen, et ma nii hullult tahan, et asi saaks selguse, kuigi see inimene ei võta absoluutselt sellest nagu osa, et meil ühel hetkel tuleb nagu aru saada, et cut your losses, eks ole, et lihtsalt tuleb, eesti keeles on seda väga raske nagu ümber tõlkida, aga kui midagi on juba nagu kaotsi läinud, ega me tihti selles müntide baasis, eriti tagurpidi, me võime üritada korda teha, aga see teine inimene, ta ei muutugi kunagi. Sest see on kangekaelne, ta on kange, ta on selline, kes arvab, et ta on jube tark, tal on kõiges nagu õigus, tal on mingi sisseharjunud viis, kuidas ta näeb ennast ja maailma ja tavaliselt inimesed sellest kaardist, nad on väga nagu sellised visad muutujad, et üldse nagu kuidagi ei arene nagu edasi. Lihtsalt väikene nagu selline sõnum sulle. Aga jah, alternatiivselt ka müntide baas võib tähendada, et me õpime midagi või meile antakse mingi hea idee või siis me ise nagu komistame selle otsa, kuidas saab raha teenida või uus parem töökoht või et meil on midagi kasulikku ja praktilist on meie ellu tulemas, kui see kaart ennast ilmutab ja baasides tavaliselt me oleme sellises õpipoisi nagu rollis, et me natukene teeme midagi, mida me varem ei ole nagu teinud. Kaarik tuleb järgi sellele kaardile. Kaarik ennustab väga suurt edu töös karjääris. Väga suurt edu. Ta on üks kõige edukamaid kaarte siis rahaliselt ja karjäärialaselt. Kaarik on ka liikuv kaart, reiside kaart, aga Kaarik on tagurpidi. Töös karjääris Kaarik tagurpidi tähendab seda, et number 1, sul on väga palju inimesi, kes on kadedad sinu peale, kes võivad sind taga rääkida ja selle asja teeb natukene hullemaks ka see, et sul on kohtumõistmine tagurpidi kohe järgi tulemas, mis on veel enam nagu kriitika ja hukkamõistu energia sinu poole. Kui sa tunned, et sa oled olukorras või oled olnud sellistes olukordades tööalaselt päris palju, kus sinu edu teeb teisi inimesi vihaseks, kadedaks, nad kuidagi räägivad taga, nad mingisugused kambad tekivad, kes on sinu suhtes negatiivselt meelestatud, ütle sellele kogu olukorrale või olukordadele suur aitäh, sellepärast, et selline käitumine ja kriitika sinu suhtes tähendab seda, et sa oled saavutamas järgmist taset, rohkem raha, rohkem edu, paremat töökohta ja sa oled suuremate sammudega elus õigel teel edasi liikumas. Kahjuks me elame sellises maailmas, nii nagu ka Kaarikut juhivad must ja valge hobune, et ei ole valgust ilma varjuta ja varju ilma valguseta. Ja kahjuks see miinuspool on see, et mida edukamad ja ägedamad me oleme ja ka mida suuremaid ja võimsamaid liigutusi ja asju me siin elus nagu teeme ja korda saadame, seda rohkem on inimesi, kes on vastikud, vihased, kadedad, see trigerdab lihtsalt neid, on ju. Ja see ei ole sinu asi nüüd neid hakata korda tegema, ütle neile lihtsalt head aega, et sa ei pea nendega tegelema, aga plusspoole pealt Kaarik toob suurema karjäärialase võidu. Kaarik on ka siis juulikuu kaart, et see võib olla seotud sellega, võib-olla asjad, mis sa siin alustad, hakkad tegema juulikuus ka suurema pöörde saavad. Kaarikuga tagurpidi mõnikord see karjäärialane edu võib tulla ka teisest suunast või teistmoodi või alternatiivselt rajalt, kui sa alguses arvasid. Et sa kujutad ette, et edu tuleb nagu plaan A või nagu seda teed pidi minnes.
aga kaarik tagurpidi mõnikord teeb nagu sellise kõrvale põike. Hoopis mingit muud rada pidi, hoopis kergemini, hoopis paremini see edu võib nagu tulla. Teine asi on reisimine. Kaarik on tegelikult soodne kaart reisimiseks. Kaarik tagurpidi võib tähendada, et reisiplaanid muutuvad, tekivad mingid sekeldused, eriti sõiduvahenditega, kuna kaarik on sõiduvahendite kaart, auto, rong, lennuk. Vanasti lihtsalt neid ei olnud, enne kui tarokaardid tehti, siis oli ka ainult see hobuvanker meil, millega me ringi sõitsime. Ja kaart tagurpidi tähendab, et sekeldused võivad tulla liikluses, ehk siis mingid lennuajad muutuvad, võib-olla asjad hilinevad, mingid plaanid muutuvad ja see on ka okei, et elu lihtsalt otsib enda nagu alternatiivset paremat rada nagu selles kaarikus tagurpidi, et ära hakka sellest üle mõtlema, küll aga liikluses tuleb ettevaatlik olla sellel nädalal, ärge kiirustage, ärge ületage kiirust, et võtke rahulikult, et kaarik tagurpidi võib olla suhteliselt selline mitte väga hea kaart, ütleme niimoodi, et kas autoga seoses või et liikluses, et silmad lahti, ärme torma, mõtleme kõik nagu läbi, et meil ei ole tegelikult kuskile kiire. Aga üldiselt kaarik siis indikeerib nagu suuremat kordaminekut. Kuna ta on suur kaart, siis see võib ka anda sellist energiat järgnevale paarile kuule, et kaarik, ta ongi tegelikult ka juulikuu kaart, aga kaarik ongi nagu selline mitte ainult 3 sammu edasi, mitte 10 sammu edasi, mitte 100 ega 1000 sammu edasi, vaid reaalselt 1 000 000 sammu, et on päris suur nagu selline hüpe ja siis nagu õiges suunas edasi. Ja kohtumõistmine ka nagu justkui kinnitab uuesti üle selle sõnumi, et kohtumõistmine tavaliselt tuleb välja siis, kui me oleme saavutamas järgmist, paremat, helgemat, suuremat, võimsamat taset oma elus. Et me tuleme välja mingist ruumist või kastist nii-öelda, mis on siis meie praegune elutsükkel või et eluetapp, meil on teatud töö, teatud palju raha, teatud kodu, teatud suhted ja kohtumõistmises me oleme tegelikult väljumas sellest vanast tsüklist ja siis hüppamas edasi uude, kus on rohkem raha ja paremad suhted ja uuem ägedam kodu ja vaata kohtumõistmine võibki ennustada uut kodu, uut töökohta, tihti ta tuleb kolimisega seoses välja ja sul on ka kolimisega koduga seoses sauade 4 siin, mis on ka meie kodu ja kinnisvara kaart, on ju. Aga kohtumõistmine tagurpidi ainukene asi, mis meid elus tagasi hoiab, on meie enda piiravad uskumused. Seda see kaart meile õpetab. See, et teised inimesed vinguvad või inisevad või et tundub, et maailmas on jube raske majandus ja bla bla bla, see tegelikult ei mängi rolli. Välised faktorid ei mängi rolli. Kellega me võitlema peame, oleme meie ise selles kaardis. Et kohtumõistmisest tuleb aru saada, et me saame täpselt nii palju, kui me usume, et me oleme väärt saama. Ja nüüd tuleb hakata enda nagu piire natuke nihutama, ka natukene kaugemale, suuremaks, kõrgemaks, mõtlema, et mida sa kõike võiksid elus saavutada, kuhu sa tahad välja jõuda. See on absoluutselt saavutatav, sest sul on imeilus kaart maag ka siin väljas, et maag ja kohtumõistmine, need on kaardipaki kõige suurema mastaabiga kaardid. Piirid tegelikult maagil ja kohtumõistmisel puuduvad. Maag ja kohtumõistmine, need on kaardid, kus me saame kõike, mis me tahame. Ja maag ongi seotud manifesteerimisega, kohtumõistmine on seotud juba rohkem nende füüsilisemate praktiliste muutustega, et näiteks manifesteerin endal unistuste kodu selles maagikaardis ja kohtumõistmine juba nagu ostab, kirjutab alla, maksab raha, kolib, eks ole, et nad käivad omavahel väga hästi nagu kokku. Aga mõlema sõnum sulle selleks nädalaks on see, et tead, piire ei ole. Sa saaksidki kõike, mis sa tahad, enda unistuste kodu, nii palju raha, kui sa tahad, et sa suudaksid tegelikult kõik selle ära teha. Kohtumõistmine on et selline next level meie elus. Mõnikord on see hirmutav, see on suur kaart ja kohtumõistmine tuletab ka meelde, et tibusammud on edusammud. Suured asjad ei juhtugi üleöö, et see oleks väga imelik, kui sa läheksid täna õhtul magama ja siis homme hommikul ärkad üles ja sul on uus kodu ja uus suhe ja uus töökoht. Nii et see on imelik niimoodi, et asjad võtavadki vaikselt ja rahulikult aega ja tegelikult niimoodi see olema peabki, et tibusammud on ka edusammud, tuleta seda endale meelde.
ja et kui miski tundub liiga suur, nagu liiga suur unistus või kuidas ma selle kõik ära teen, siis jaga see hea ka enda jaoks nagu pisemateks ampsudeks. Ja kohtumõistmine on tagurpidi, nagu ma enne ütlesin, võib juhtuda, et inimesed vinguvad, on kriitilised, kadedad, vastikud, hukkamõistvad sinu ümber, ära lase sellest ennast üldse kõigutada. Tavaliselt, kui me hakkame energeetiliselt ka natukene kõrgemalt võnkuma või valime nagu enda mingisuguse unikaalse, nende jaoks imeliku teekonna siin elus, siis seda trigerdamist on nagu palju, et inimesed lähevad lihtsalt närvi nagu sellest, kui kellelgi läheb paremini kui neil ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et sina ei pea sellega nagu tegelema. Ja siis vaata, need 3 kaarti, nagu ma ütlesin, et 3 esimest kaarti, meil võib olla tunne nädala alguses, et nagu kõik on minu vastu ja maailm on minu vastu ja kuidagi üldse ei lähe, et ma punnitan, jälle mingi plaan muutub ja jälle nagu kuidagi keegi on pahane, nagu mis toimub ja siis meil tekib see mõõkade 2 tagurpidi siia. Mõõkade 2 tagurpidi on nagu siuke heureka, et lambipirn lööb pea kohal põlema kuidagi, ahaa, et kuidas ma varem selle peale ei tulnud. Ma räägin hoopis selle inimesega, ma lähen hoopis sinna, ma õpin hoopis seda, ma teen hoopis seda, et meil hakkab see klaarsus ja selgus tekkima. Ja teine asi, mõõkade 2 tagurpidi tavaliselt tähendab seda, et kui sul on mingi äge idee või mõte, mis sa väga tahaksid elus teha, siis aeg on käes nüüd ja praegu. Siis kui mõõkade 2 tuleb välja. Ja ka mõõkade 2 ütleb tihti seda, et asi on nagu meis. Viga on meis nii-öelda, et see, et meie elu on mingit moodi täna, eks ole, et meil on teatud töökohad, teatud sissetulekud, teatud tüüpi suhted, see on tegelikult kõik meie enda mineviku nii-öelda otsuste ja tegude tulem. Kui sulle ei meeldi midagi sinu elus, siis tea, et sa saad seda ka kohe muuta. Kohe ja ka väga kiiresti tegelikult enda energeetilist võnget nagu muutes. Mõõkade 2-ga me saame lõpuks aru, et milles see plokk on, mis siis valesti läks. Võib-olla sul on mingi olukord ka sinu elus või suhe või tööga seotud näiteks midagi, kus sa mõtled, et miks need küsimärgid mu pea kohal on, miks see inimene niimoodi käitus, miks see niimoodi läks, et sul on nagu kuidagi väga palju lahtisid otsi või teadmatust, siis mõõkade 2-ga tagurpidi tekib nagu see selgus, et okei, et ma lõpuks saan aru, et mis siis nagu toimus, et see on nagu selline rahustav isegi, ma ütleksin niimoodi, et jaa, aga kui sul on mingi äge idee, mõttekene, mingisugune, et tahan enda äri alustada näiteks või tahan õppida midagi uut või kui sul on äge nagu mõte, idee, siis mõõkade 2 tagurpidi, tema tähendab seda, et aeg on alustada, et aeg on käes nüüd ja praegu, mitte homme, mitte ülehomme, vaid kohe nüüd ja praegu, et hakkame nagu pihta. Ja maag on ka meil väljas, maag on kaardipaki, vaata tema nagu üks selline võimas manifesteerija, see maagikene meil. Maag ütleb ka seda, et sul on kõik olemas selleks, et sellesse uude võimsamasse eluetappi astuda. Tahad kolida, tahad tööd vahetada, tahad enda unistust elu elada. Maag ütleb seda, et sul on kõik tööriistad olemas, et maagi sümbol on siis see, et seisab maag, käes on tal võlukepp, tema ees laual on kõik väikesed aroelemendid, tuli, vesi, õhk ja maa. Et see tähendab seda, et tal on kõik ressursid olemas, kogemused, teadmised, materiaalne ressurss, eks ole, emotsionaalne ressurss, kõik on tal olemas. Kui tal ei ole, universum annab talle. Käes on tal võlukepp, see on see 5. element. See on see maagia, mille ta siis enda ellu nagu valab või et sellesse ettevõtmisesse. Ja maagikaardis on hea see nädal võtta endalegi kirjutusvahendi paberi ja hakata nagu sinna kirja panema, et mis on kõige suuremad ja olulisemad asjad, mis sa tahaksid tegelikult siin elus ära teha ja ka tasub kirja panna ka nagu kõige utoopilisemad unistused, et kui palju sa tahad raha või kus riigis sa näiteks elada tahaksid või et millist tööd sa tahad teha. Maag ütleb seda, et kõik ongi võimalik. Maagikaardis inimesed lähevad võlgadest miljonäriks. Maag on lihtsalt nii võimas nagu piiride murdja, purustaja ja ka unistuste täitja, et see on täiesti nagu
meie aju võib-olla ei hoomagi seda, et kui palju me ka võime siin elus nagu korda saata ja muuta enda elu ja saavutada ja see kaart ka tähendab seda, et kõik on sinu kätes, sina pead nagu ütlema, mis sa tahad ja et nagu universum sellega siis sulle tuua saaks, et sa pead rohkem nagu ohjad haarama. Maag ongi maikuu kaart ja maagikaart on tagurpidi, mis indikeerib nagu pisikest identiteedikriisi, mis on mõnikord nagu hea elada läbi, kõik me seda teeme teatud etappide tagant, on ju, kes ma olen ja mis ma siia ellu olen tulnud tegema ja mis on minu nagu tõeline saatus ja mis ma nüüd edasi teen ja mõnikord maagikaardis tagurpidi me ei taha enam kanda nagu teatud riided, mis me oleme varem kandnud, me tahame enda soengut muuta, me tahame nagu iseennast ja enda elu uuesti leiutada ja see on ka ääretult positiivne, et muutused on alati head selles maagikaardis. Siis on meil järgi tulemas Sauade 4. Sauade 4 on meie kodu. Tal on ka palju muid tähendusi, milleni ma kohe jõuan, aga kodu ja kinnisvara, kes tahab kolida, kes otsib oma uut kodu, see leiab. Sauade 4 sa tunneta selle järgi ära, et see on nii soe ja armas ja nii tuttavlik ja nii mõnus, nagu ma oleksingi igavesti elanud siin, et Sauade 4 on nagu selline päikesekuma, paistab aknast sisse või kuidagi selline mõnus, helge ja soe ja kuidagi nii sinu oma on see kodu või et see koht, et sa tunned enda õige pesa selle järgi ära, et see tunne ongi lihtsalt kohe algusest peale väga-väga kodune. Kes kolida tahab uude koju ja sa leiad ennast mõtlemast, et siin on nagu see ja teine asi ka kuidagi valesti või väga mulle ei meeldi, midagi nagu kole nii-öelda, on see trepikojas on midagi koledat või selles kodus endas ja siis sa leiad ennast nagu mõtelt, et äkki ma teen nagu selle ilusamaks või äkki harjun ära. Siis ma ütlen sul niimoodi, ei. Sa ei harju, see jääbki sulle pinda käima või asjad, mis sind kohe algusest peale häirivad, lähevad isegi hullemaks, et sul tuleb kohe algusest peale leida koht, kus sul on rahu, kus sul on tõesti nii ilus ja mõnus ja tore ja soe ja hea olla, mitte hakata halbu asju enda jaoks äkki ikka ilusaks mõtlema, on ju. Et jaa, kes tahab kolida, väga-väga soodne kaart on Sauade 4, kes kolida ei taha, kellele meeldib enda kodu praegu, kes ei taha kuskile edasi liikuda, siis Sauade 4-ga tasub ka kodu hästi puhastada, korrastada, vanad asjad ära visata, võib-olla tahad uut vaipa, uut diivanit, uusi kardinaid, hästi nagu kuidagi korrastada kõike enda ümber. Kodu teha korda, kodu siis uuendada, siis absoluutselt Sauade 4 on ka väga hea kaart selleks. Teised tähendused Sauade 4-l. Sauade 4 on ka armastuse kaart. Ta räägib meile hingesugulastest ja hingeperekonnast. Vallalistele Sauade 4 toob nagu sinu õige inimese õigel ajal, õiges kohas, kohtad seda õiget inimest ja kuidas seda ära tunned, ongi jälle samamoodi see soe ja mõnus ja kuidagi tuttavlik nagu tunne, et kus ma nagu tean sind või et ma tunnen sind kuidagi nagu igavesti juba, et sul ei ole mitte ühtegi ärevust ega ülemõtlemist. Kes on suhtes Sauade 4 ka ennustab selle suhte edasiliikumissammu võrra, ta ennustab kihlust ja abielu ja perelisa saamist ja uut kodu, kes nagu otsivad seda ja Sauade 4 ongi nagu kuidagi on mida tähistada kaart. Tähistame neid pisikesi võite, suuremaid võite, täna on nii tore, ilus ilm, tuleb pere kokku, Sauade 4 on ju ka perekonnakaart, on ju, et naudime nagu elu, naudime kõike seda, mis meie ümber on ja kuidagi naudime ka üksteise seltskonda, hästi nagu selline armas ja nagu tähistamist täis nagu kaart. Väga tore. Ta on selline kaart, mis ka tihti kinnitab meile üle või et üks tema tähendusi on ka see, et sa oled õigel teel. Et õigel ajal õiges kohas teed õiget asja, et sa ei pea muretsema, et sa teed kuidagi valesti või et sa valid valesti või otsustad valesti või kuidagi või et sa tegid mingi suure vea või errori. Tegelikult kõik läheb nii, nagu minema peab ja kõik läkski nii, nagu ta minema pidi. Et sa mõtled õigesti, sa mõtled juba õiges suunas ja kõik lähebki nagu nii, nagu ta minema peab. Et Sauade 4 on mõnikord kinnitus, et me ise ka teame, et okei, et ma vist tegin õige otsuse, näiteks vahetasid tööd või kodu või et tegid mingisuguse suurema sammu, aga ikka hakkame nagu üle mõtlema, et kas ma ikka tegin õigesti, äkki ma oleks pidanud ikka ootama, blablabla, ja aga Sauade 4 kinnitab üle, et kõik on õige. Et sa oled õigel teel, ära muretse. Ja siis meil on viimasena ka müntide 7 tagurpidi.
koos selle kodukaardiga, see ongi ka, et miks ma ütlesin, et ära hakka endale võtma mingit mõttetut varianti, nagu, et kui sa otsid kodu näiteks sulle alguses ei meeldi midagi, sa arvad, et äkki läheb paremaks, tegelikult ei lähe. Ja ka Müntide 7 tagurpidi ütleb ka seda, et kui on halvad variandid, siis ära võta mitte ühtegi. On see tööga seoses, otsid midagi, kaalud äkki sinna, äkki tänna, võib-olla otsid uut kodu, võib-olla ka suhetes vallalised, on ju, et vaatad neid kandidaate. Aga Müntide 7 tagurpidi tähendab, et mitte ükski nendest ei löö nagu silma särama ja tead, siis nii ongi. Siis ongi ainult halvad variandid ja siis ei olegi mõtet mitte ühtegi neist võtta, et meil ei ole mõtet nagu halbadest variantidest kõige paremat kaaluda, vaid meil on pigem on hea oodata ära, kui hakkavad need head variandid lauale nagu tulema. Müntide 7 on ka hea rahakaart, tema tähendus on seemned mulda, et kas me õpime midagi, investeerime iseendasse läbi selle, eks ole, arendame endas mõnda oskust, ka see panus, mis me enda töösse karjääri paneme. Müntide 7 seemned kannavad vilja, seemned paned mulda, need kasvavad, need arenevad vaikselt ja rahulikult, aga sa oled ka nagu õigel teel, sa mõtled õiges suunas, sa teed õigeid liigutusi ja tegelikult rahasummad tihti ka kasvavad selles kaardis. Me ise ei pane tähele, meil on endal tunne selles kaardis, et kõik venib ja ma teen pidevalt ühte sama asja, aga tegelikult me liigume nagu ilusasti edasi. Et ka samamoodi nagu kohtumõistmine tuletab ka Müntide 7 meelde, et ibusammud on edusammud, tark ei torma. Ja me kõik kasvame ja areneme nagu enda rahulikus omas nagu tempos. Ja ka Müntide 7 ongi õpingute siis tähendus ka veel nii nagu ka müntide baasil, millega me siis alustasime tänast lugemist. Koolitused, kursused, kui sulle tuleb ette, keegi saadab äkki, et siin on lahe mingi kursus või et lähme õpime seda või et see võib olla ka täiesti mingi X asi, mingi, et joogalaager näiteks või et lähme õpime joogat. Nii et kõiksugu areng on absoluutselt hea, kui müntide baas tuleb välja ja ka Müntide 7, et müntide baas on ka rohkem, et me õpime igast olukorrast enda elus, aga Müntide 7 ongi rohkem nagu see, et kui me alustame midagi uut täiesti nullist või et algusest peale, siis Müntide 7-ga see on raske kaart nagu perfektsionistidele, kes arvavad, et nad peavad kohe ideaalsed olema igas asjas. Ja alguses me teemegi natuke vigu, asi läheb natuke untsu, me õpime sellest, areneme sellest ja siis Müntide 7-ga ongi nagu see, et vigade tegemine tuletab meelde, et on normaalne vajalik osa nagu protsessist. Ja see, et me ise anname hinnangu sellele, et on halb või koledasti tuli välja, tegelikult teised ei pruugi üldse seda niimoodi näha, et sa võid ka kohtumõistmises tagurpidi olla väga nagu enesekriitiline iseenda suhtes, on ju, või et endaga töö suhtes või et see, mis sa siin õpid või arendad nagu endas, et kasvad vaikselt ja rahulikult, iga korraga läheb aina paremaks, sa oled väga tubli ja asjad tegelikult arenevad selles Müntide 7-s. Me lihtsalt ise võib-olla oleme frustreeritud, me seame endale suuri ootuseid, me arvame, et kõik peab kohe olema ideaalne, tegelikult ei pea. Et iga asi omal ajal, omas tempos, rahulikult, tegelikult oled liikumas väga õiges suunas. Ots niimoodi, tähemärgid siis selleks nädalaks, meil on müntide baas, tema on siis kõik maamärgid, sõnn, neitsi ja kaljukits ja kaarik on siis vähi tähemärgi isikukaart, nii et need tähemärgid võivad siis sinu jaoks selle nädala suurt rolli mängida. Ja kui sa tunned, et see lugemine sulle meeldis, sinuga haakus, siis sa võid vaadata ka tiiutarot.ee kodulehel videoid, seal on erinevad lugemised, et mida toob kevad, ka meil siis äsja ilmunud märts, aprill, mai, mida toob suvi, juuni, juuli, august, samamoodi mida toob aasta 2026 ja veel erinevaid lugemisi siis töö teemal, raha teemal, armastuse teemal, kõik teemad, mis meil elus võivad ette tulla, et need on siis seal tiiutarot.ee, aga meie lähme nüüd siit edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida helesinine kivikene,
roheline kivikene, musta-valge laiguline kivikene, tumesinine kivikene, punane kivikene, lilla kivikene ja kollane kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Okei, alustame siit. Lilla kivikene tähemärk sõnn, nädalapäev on meil esmaspäev ja vastus on vali uus suund ja jah vahel täpselt. Siis helesinine kivikene tähemärk sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Musta-valge laiguline kivikene tähemärk vähk, nädalapäev, teisipäev, vastus on ei ja vali uus suund vahel. Siis on meil roheline kivikene tähemärk ambur ja kaljukits, nädalapäev on meil reede ja vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Kollane kivikene tähemärk on veevala ja kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla tumesinine kivikene tähemärk veevala ja kalad, nädalapäev, laupäev, pühapäev ja vastus on siis ei ja võib-olla vahel. Ja viimasena meil on punane kivikene tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev on meil esmaspäev ja vastus on jah. Ta on täpselt selle jahi nagu peal ka veel siin. Vot niimoodi, kalliksed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!